Tere! Kõik, kes olete tulnud vaatama ja kuulama infopäeva. Minu võimalus on täna tutvustada esimest korda uut meremeeste infosüsteemi, mida on valmistatud viimase aasta jooksul koostöös Agile OÜ-ga ja mida on kaua oodatud. Meremeeste infosüsteem on kaasrahastatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi struktuurvahenditest ja see on esimene selline arendus, mis üritab oluliselt vähendada meremeeste jooksmist ametnikkonna vahel, luues siis täiesti uue võimaluse meremeeste iseteeninduse läbi. Ja tänase esitluse eesmärk ongi keskenduda meremeeste funktsionaalsusele, süsteem ise on oluliselt laiem, aga et tekiks väike ettekujutus, mida süsteem võimaldab, siis näetegi siin hetkel praegult meremeeste infosüsteemi avalehte, küll Veeteede Ameti värvides, kuid see peagi muutub ja laivi minekul süsteem siis saab olema juba Transpordiameti visuaalis. Aga nagu iga süsteemi sisselogimine algab sisselogimise süsteemist ja meremeeste infosüsteem on loodud Eestis, kus on kasutusel tara autentimine ja sellepärast väga tugevalt soovitus kõigile Eesti isikukoodi omavatele meremeestele sisselogimist sisenemissüsteemi sooritada siis ID-kaardiga, mobiil-ID või Smart-ID-ga. Aga tänase demo kiiruse huvides liigun ma kasutaja nime ja parooliga, ehk siis lisaks Eesti kodanikele võimaldab süsteem luua endale konto ka mitteresidentidele, aga seda protsessi me täna siin läbi ei mängi. Ja sellepärast ma sisenen süsteemi kohe meremehena. Ette tuleb teil meremehe avavaade, kus siis on näha meremehe põhifunktsioonid. Kellena ma olen sees, teavituste sektsioon ja süsteemi keelevalik. Täna meremeeste infosüsteem on loodud kahekeelsena, ehk siis eesti keel, meie riigikeel, ja rahvusvaheline merenduskeel, mis on inglise keel. See ei tähenda, et tuleviku arendustes ei võiks siia keeli juurde tekkida. Tänane süsteemi disain on loodud sellisena, et tõlkeid saab siia süsteemi juurde tuua tõlkefailidega, nagu kaasaegsetes infosüsteemides ikka. Meremehel on kaks põhilist funktsiooni ja siis süsteemiülene funktsioon dokumentide kehtivuse kontroll, mis laieneb ka mitte sisse logitud kasutajatele. Töölaua funktsioon sellest natukene hiljem. Siin on meremehel kõik tema algatatud menetlused, mida ta on jäänud pooleli ja mida ta ei ole esitanud, aga samas ka kõik esitatud menetlused. Ja meremehel on siin süsteemis siis võimalik teha 3 suuremat gruppi tegevusi. Aga sellest võib-olla natuke edasi ja alustaksin hoopis meremehe isikukaardist, mis on sisuliselt siis meremehe põhiandmete hoidja. Ja kui siin eespool juba Hannes rääkis, et infosüsteem on liidestatud teiste riiklike andmekogudega, siis siin on näha juba liidestused, ehk siis kui isik tuleb isikukoodiga sisse, siis tema põhiandmestikud tuuakse juba rahvastikuregistrist ja samamoodi kvalifikatsioonide all tema põhiandmed küsitakse siis Eesti hariduse infosüsteemist. Lisaks on meremehel võimalik ise hallata oma kontaktandmeid. Need on eraldi seisvad isikuandmetest, aga need samamoodi on võimalik külge tuua aadressi andmete infosüsteemi kaudu. Ehk et see plokk on meremehe enda hallata.
Ja nagu siin varem juba oleme rääkinud, siis meremehe andmed tõmmatakse ka politsei dokumentide infosüsteemist, ehk siis siia süsteemi on hetkel praegu toodud dokumentide infosüsteemist testandmestik, testpilt, aga siis on kõrvale toodud ka meremehe enda sisse laetud dokument. Ja nagu süsteemi üldistest põhimõtetest juba ka kuulsite, siis kui meremees ise mingid täiendavaid dokumente sisse toob, siis alati peab ta kinnitama neid kaasas oleva dokumendiga. Lisaks on meremehe põhiandmete juures tema andmete muutmise võimalus, aga teadmiseks, et kui meremees oma põhiandmeid muudab, siis tema andmed muutuvad kontrolli vajavaks ja need peab üle vaatama menetluse käigus või ametnik. Ma praegult ei hakka uuendama aja kokkuhoiu mõttes. Ja siin on võimalik tellida meremehele endale teavituse e-postile ja siin on väike loetelu kõikidest teavitustest, mida siis täna esimeses versioonis süsteemist on võimalik endale külge tuua. Teine hästi oluline funktsionaalsus, mis ka küsimuste voorus välja tuli, on meremehe andmete ligipääs, siis siin süsteemis on loodud selline funktsionaalsus, kus siis meremees saab ise endale genereerida tema andmetele ligipääsu ulatuse. Sa võid ainult ühte valida või mitut, samas andes üks peab olema alati valitud ja saad anda näiteks nendele, kui sul on aktiivne värbamine käsil, saad anda piiratud või tähtajalise ligipääsu. Selle kaudu genereeritakse süsteemi link, kus siis on väga konkreetselt, millel sa oled andnud ligipääsu, aadress, siit kopeerides lihtsalt paned selle meili aadressile või saadad reederile või mehitusettevõttele ja tema pääseb siis läbi selle lingi ja parooli täpselt nendele andmetele ligi, mis meremees on avanud. Samamoodi saab meremees neid andmeid siin eemaldada, sellega koos muutub ka see ligipääsu link kehtetuks ja andmetel ligipääs piiratakse. Teavitustest rääkides, siis kui isiku põhiandmetest sai meremees endale teavitusi tellida, siis siin üleval on niinimetatud meremehe teavituste mailbox, mida saab vaadata kõiki, siin saab sorteerida neid ja märkida kehtivad ja kehtetuteks. Nii, ja ülejäänud funktsionaalsused on siin suures pildis ühetaolised, ehk siis siin kuvatakse meremehe kõik kvalifikatsioonid, siia süsteemi tuuakse üle ka vanast meremeeste infosüsteemist, meremeeste registrist kehtivad kvalifikatsioonid ja alati on meremehel võimalus endal kvalifikatsiooni lisada, siis kas täiendõppena, tasemeõppena, aga siin sisastab siis meremees oma metaandmestiku selle dokumendi või saavutatud kvalifikatsiooni kohta ja meremehe poolt lisatud andmestikku peab alati kinnitama mingisuguse faili või dokumendiga. Ehk siis skanneering, PDF siia juurde, mille alusel siis menetlejal, ametnikul on võimalik veenduda tema kvalifikatsiooni saavutamine. Tervisetõendite osas on samamoodi süsteemi loodud täiesti eraldi arstidele kasutajaliides, kus siis meremehe kohta tehtud tervisedeklaratsioon täpselt selles rahvusvahelise konventsiooni nõuetes sisestatakse ära ja süsteemi poolt väljastatud arstitõend muutub siis süsteemis kohe kehtivaks siin. Kui te olete arsti juures positiivselt oma näidud ja käigud teinud.
praktikad on nüüd üks olulisemaid kohti, mida siinkohal tahaksin näidata ja see on oluline sellepärast, et see on meremehe selline logiraamat, mida ma armastan öelda ja mille osas tegelikult me täidame ära ka e-Munster rolli sellised eeldused. Ehk siis siin saab meremees endale külge panna kõik tema läbitud töökogemuse ja teeme siin kiiresti läbi. Ehk siis kas on õppepraktika, tööpraktika, vajaduse lisainformatsiooni ja praktika saab ka tagantjärgi panna, siin mingeid piiranguid ei ole. Andmete sisestamine on kas manuaalselt või valides ja see siis salvestatakse siia juurde. Alati peaks ka, kui meremees ise paneb seda andmestikku, siis on kasulik meremehel märkida, kes siis on tema selle praktika juhendaja olnud või kes tema praktikat kinnitab. Aga seda ei ole ka vajalik, kui meremehel on olemasolev dokument, mis tal on siis laevandusettevõttest või reederi juurest väljastatud. Selle ta saab ka siia manuaalselt külge tuua, mis on siis kinnituslik aluseks. Siin küsibki konkreetselt faili, kuna ma olen meremehena sees, siis ilma kinnitava failita ta ei lase mul asju lisada. Aga kvalifikatsiooni juures praktikat. Nii. Ja meresõidupraktika juures tuleb juurde siin sisuliselt piirkond, järjekordselt amet, asutus, kelle all ma olen töötanud, tõendi väljastamise aeg, kui seda saab kõike sisestada ka teid värvanud ettevõte, teie alla kinnitades neid. Ja siin on vaja siis valida laev, laeva saab lisada ise käsitsi või siis otsida olemasolevate laevade seast, kus siis tuuakse teile ette juba laeva kõik andmed, mis on süsteemi sisse toodud. Praegult on testandmestikega tegemist, aga laivi minnes tuuakse sisse praeguses meremeeste registris olevad laevad. Ja kogu selle praktika juures siis saab lisada täiendavaid tegevusseid, mis laeva peal meresõidus olete sooritanud ja järjekordselt saab selle dokumendi kinnitada kas kapten, mehitusettevõtte, siis oma kasutaja vaatest lähtuvalt. Kõik kontrollid, mis on kohustuslikud, tulevad ette ja sellega peaks see täitmine olema iseenesest arusaadav. Sama loogika kehtib ka kvalifikatsioonide ja pädevustunnistuste kohta, ehk siis kokkuvõtvalt kogu see süsteem on mõeldud merendusalase eriala praktika haldamiseks ja lihtsustamiseks Eesti meremeestele. Nüüd kiiresti veel, kuidas käib menetluse protsess. Menetlus on üldiselt ühetaoline, ehk siis kui meremehe kohta on võimalik tema menetluses küsitud kvalifikatsiooni asju leida siit juba sisestatud andmetest, siis meremehes saab need andmed endale külge panna selle taotluse küljes. Kui neid andmeid ei ole ja ta need sisestab, siis ta peab nende sisestatud andmed kinnitama usaldusväärse failiga. Ja igasugust taotlust on võimalik ära esitada ka pooleli olevate andmetega, ehk siis tahteavaldus administratsiooni poole läheb teele ja siis juba ametnik menetleja suhtleb läbi selle süsteemiga siis teiega juba
otsesemalt, mis on puudu ja mida oleks juurde vaja. Nüüd selle süsteemi uuenduslikkus seisneb ka selles, et siin süsteemist väljastatavate dokumentidel on külge pandud QR-kood ja universaalne UTN ehk Unified Tracking Number ehk siis iga selle uue keskkonna väljastatud tunnistuse vastu saab kontrolli teha meie süsteemile. Ja dokumendi kontrollivust on võimalik teha QR-koodi alusel, meremehe isikukoodi ja dokumendinumbri alusel ja meremehe nime ja dokumendinumbri alusel. Lisaks dokumente saab või meremehi saab otsida registreeritud volitatud kasutaja, kes siin võivad olla siis erinevad riikide mereadministratsioonid ja ka õppeasutused, kes siis peavad samamoodi erinevate koolituskursustele registreerumiseks veenduma meremehe kvalifikatsiooni piisavuses. Ja sellega ma hetkel tõmbaksingi kokku selle lühikese sissejuhatuse meremeeste infosüsteemi ja võin öelda, et meremeeste infosüsteemi arendamine kindlasti ei lõppe selle laivistamisega, vaid see on alles esimene samm kaasaegse sellise meremeeste töökeskkonna loomisel. Loodan, et teil tekkis huvi selle vastu ja tekib ka uusi ja huvitavaid ettepanekuid, mida te kindlasti võite edastada Transpordiameti diplomeerimisosakonnale. Ja järgmiste kohtumisteni siis uutel esitlustel. Aitäh!